Lõpuks üks korralik Spider-Mani film Avengeride universumis ja vaata, et Tom Holland mängib Spider-Mani paremini kui Tobey Maguire tegi kunagi. Cause we lighting it up on the fire, let's go, my credit card is maxed out. Yeah, took the stacks out. Baby girl, I love it when you fucking twerk that ass out. I'm spending, baby. No tšau, minu nimi Roger ja seekord vaatame üle sellise filmi nagu Spider-Man Homecoming. Spider-Man on lõpuks osa Avengeride universumist ja me nägime teda esimest korda siis Captain America Civil Waris, kus ta tuli ja varastas Captain America kilbi ära ja oli sellega tehtud vend. Selles filmis me näeme siis noort Peter Parkerit, keda kehastab siis Tom Holland, kes on juba saanud ämbliku poolt kunagi ammustada, on juba Spider-Man, ei räägita seda eellugu, vaid tegemist on jätkuga Captain America Civil War'i juhtumitele, kus kogu linn on juba pihuks ja põrmuks tehtud ja erinevad firmad siis koguvad kokku seda tulnukate tehnoloogiat, mis sellest sõjast alles jäi. Peter Parker ise ootab missiooni, et saaks uuesti tegutseda, aga Iron Man ei võta temaga ühendust. Nimelt oli neil kokkulepe, et kui neil peaks selle suur missioon tulema, võetakse Peter Parkeriga ehk siis Spider-Maniga ühendust, et ta saaks tulla ja jälle vaenlastele otse pasunasse anda. Aga seda kõne ei tule. Peter üritab ise kogu aeg ühendust võtta enda mentori või siis ütleme, et enda Guardianiga ehk siis inimesega, kes peab temale valvet pidama, kui nii võib öelda. Ja sealt ei tule mitte mingisuguseid vastuseid. Ta üritab saada Iron Mani kätte, seda ka ei saa ja selle kõige vältel ta peab tegelema selliste väikeste igapäevaste ülesannetega, näiteks inimeste aitamine või mõnede väiksemate kuritegude lahendamine, nagu näiteks mingid pisisulide kätte saamine või poeröövid ja nii edasi. Kuni lõpuks üks päev ta avastab, et tegelikult ühes pangas on kurjategijad, kes on Avengeride moodi maskid pähe pannud, üritamas panka röövida, aga neil on mingi kõrgtehnoloogiline relv, mille jaoks Peter Parker valmis ei olnud. Üritab seda Iron Manile selgeks teha, et nüüd on suur jama tulemas, teda ei kuulata ja sellega tegibki selline seiklus, kus ta siis üritab üksi pahalaste vastu võidelda. Tema suurim vaenlane seekord on siis Vulture ehk siis Roisakotkas otse tõlkes ja tuleb välja, et tegelikult see inimene on seotud temaga rohkem, kui me võib-olla alguses arvasime. Selle kõige kõrval on meil eraldi ka side story, kus me näeme siis seda, et Peter Parkerile meeldib üks vanem tütarlaps, sellele tütarlapsele meeldib Spider-Man, aga ta ei tea, et see Spider-Man on tegelikult Peter Parker, ehk siis selline huvitav almu kolmnurk, mis ei ole tegelikult kolmnurk, sest seal on ainult kaks inimest, aga vahet pole. Ja me näeme seda keskkooli romantikat, kuidas pilgud kohtuvad, tegelikult mingisugune vibe on nende kahe vahel olemas, aga üks ei julge teise poole pöörduda. Selle kõige vältel saab ka Peter Parker üks parimat sõpru teada, et ta on Spider-Man, näeb ta kostüümi ja siis nad üritavad seda varjata, et keegi teada ei saaks, et tegelikult Spider-Man on. Aga nähes, et Vulture üritab siis tulnuka tehnoloogiaga halba teha ja seda smugeldada siis pahade inimeste kätte nii-öelda, üritab ta seda ise peatada, sest et Iron Man lihtsalt ei võta temaga ühendust. Lõpuks, kui Peter saab mingisuguse jamaga hakkama, tuleb Iron Man kohale, mitte küll ise tegelikult, vaid siis Robert Downey Jr. tegelaskuju saadab Iron Mani selle suuti Spider-Manile järgi ja ütleme talle, et lõpeta ära, see ei ole sinu teema, tõmba tagasi. Aga muidugi Spider-Man seda ei kuula, ta üritab ise kõike heaks teha, päästa päeva ja lõpuks ta saab aru, et see Vulture tegelikult on seotud temaga suuremal määral, kui ta tegelikult arvas, see muudab asja mõnevõrra võib-olla natukene jamamaks tema suhtes, väheke keerulisemaks, aga see teda ei takista, nii et lõpp hea, kõik hea. Kogu selle filmi vältel on mitmeid easter egg'e, mis on Marveli fännidele vägagi teretulnud ja mis mulle ka isiklikult meeldivad, sellepärast mulle tõepoolest meeldib Marveli universum rohkem kui DC universum ja selles filmis on väga hästi tabatud selline noore poisi enese leidmise soov, aga samas ka enese tõestamise soov, et ta saab midagi teha rohkemat, kui temast arvatakse, aga ta jõuab ise selle tulemuseni, et ta peaks natukene veel aja maha võtma ja endaga natukene vaeva nägema. Nii et kui teile Marveli filmid meeldivad, minge kindlasti vaadake Spider-Man Homecoming ära. Minu hinnang sellele filmile on üpriski positiivne, julgelt 9.
Rotten Tomatoes ja IMDb on andnud ka sellele äärmiselt kõrged hinnangud, eriti Marvel filmi kohta, nii et ma usun, et kui te lähete seda filmi vaatama, siis te ei kahetse. Kui te just ei ole tõepoolest väga suur DC fänn või kui teile lihtsalt superkangelaste filmid ei meeldi, siis ei ole vast teie jaoks. Seekord kõik, kui teile meeldib, kui tahate veel näha, nagu ikka, subscribe ja like. Andke mulle kommentaariumis teada, mis te sellest filmist arvasite, kui te olete seda näinud või kes on teie lemmik Marveli superkangelane. Mina jään ootama Avengeride järgmist filmi. Kohtume teiega järgmises ülevaates. Minu poolt kõik. Ciao! Come on, kicking it back at my home. Finished the lyrics, I wrote for the song. Mr. Mickey calls my phone. What up, dog? Are you ready to go? I'll send you that beat. And tomorrow we'll record. Cause tonight we going out.